No nii, tere jalgpallisõbrad, järjekordne Elupalli taga episood on kohe teie ees. Tänane saatekülaline, väga palju Eesti jalgpallist tutvustamist ei vaja. 3 korda on ta tulnud Eesti parimaks jalgpalluriks. Tere tulemast saatesse, Andres Ooper. Tervist. Andres, sinu puhul täna, tegelikult sinuga on üldse selline, et võiks sinuga rääkida erinevatel teemadel, koondised asjad. Täna keskendume rohkem karjäärile, vaatame sellele tagasi. Vaatame, mis sellest ajast üldse meeles on. Kui sa praegu seda ütlen, mis sul siuke esimene asi või esimene pilt üldse oma karjäärist tuleb, kui sa hakkad meenutama, mis kõige esimesena ette tuleb? No igasugused üleminekud, et ikkagi võib-olla jah, kui noortest täiskasvanutesse, siis välismaale siirdumised, kui niimoodi võtta, siis hakkad siit nüüd vanast ajast nooremaks minema, siis niipidi võib-olla jah, et käid, vaatad uuesti üle, mälusoppides oma mingid asjad. Milline sa lapsena olid? Olid sa selline, kes kogu aeg pall oli jala küljes kinni, mängisid õues või olid pigem tuli see asi siis, kui juba trenni läksid? Ei, ikka meil oli seal hoovi jalkad päris kõvasti, et sõpradega peale kooli ja pandi, ma ei tea, 2 koolikotti maha või leiti mingid puud ja siis ikka jalka ja hoovi jalka, jah. Aga kui vanalt sul selline esimene mälestus meeles on? No ma arvan just see juba kooli ajast, et esimene, teine klass ikka. Aga väiksemana läksid juba trenni, kui vanalt? Ei, ma arvan, et siis hakkaski. Et meil treener tuli, kurikuulus Aivar Tiidus tuli kooli ja kutsus trenni. Oli juba sel ajal sul mingi selline nii-öelda eelis teiste samavanade poiste ees kohe mingi märkimisväärne asi sul? No jah, mul oli kiirus. Oli kohe? Kiirus oli kohe. Ma olin küll teistest väiksem, et nii uskumatu võib-olla kui praegu, jah, aga siis ma olin lühike, aga kiire olin kogu aeg. Aga kus see tuli? Oli sul lihtsalt täiesti geneetiline? Naturaalne vist. Naturaalne. Pigem see. Oli sul mingeid teisi trenne ka, mida sa noorel tegid? Ujumist tegin enne jalgpalli ja siis suusahüppes käisin ja igast karateed ja korvpallid ja suusahüppes oli jah, et kui sinna Mustamäe mäele ja sinna kõrgemale mäele pidi minema, siis oli, et okei, võib-olla ikka ei ole mulle. Suusahüppes käisin ka. Oli see nagu mingi pikem vanakas periood? Ja need asjad, ja no mingi ühe talve vist oli, et seal oli, ma mäletan see Nukitsamees oli ka seal näiteks, Egert Soll vist on ta nimi ja et oli seal. Vägev. Kui sul praegusel hetkel mõtled noorte jalgpallurite peale või laste peale üleüldiselt, oled sa seda mentaliteeti, nagu paljud räägivad, et laps proovib erinevaid spordialasi ja siis spetsialiseerub hiljem, või sa arvad, et ikkagi peaks see spetsialiseerumine olema laste puhul nagu natukene varem? Pigem see, et las vaatab ja leiab oma selle niši või ala või siis, et las teeb nii palju erinevaid asju kui võimalik, et sa ei tea kunagi tegelikult. Ma ei oskagi öelda, kuna selle õige otsuse peaks ära tegema, loomulikult mitte liiga hilja. No Inglismaal, kui ma käisin nendel koolitustel ja asjadel, siis seal oli konkreetne, et kui sa 3-aastaselt juba jalgpalli ei mängi, siis sinuga ei arvestata. Umbes selline suhtumine oli, et kui sa 3-5-aastase perioodi jätad vahele, siis sinust maailmastaari enam ei saa. Võib-olla Inglismaa saab endale niimoodi lubada, aga jah, ma ise seda nagu otseselt ei arva. Aga mis see vanus, sa ütlesid, et tegelikult seda on raske öelda, aga kus see võiks olla? Suures pildis? Ma ei tea. Või kõigil on see täiesti erinev? Eks jah, iga indiviid on oma ette. Et mõni saab sellest varem aru ja mõni hiljem, aga jalgpallisiseselt ka ju, et sa ei pane kohe ainult, et kaitses, et seal, see oli jälle Inglismaal paigas, et näiteks ka klubisiseselt sul on näiteks 60% ühte positsiooni, 20 ja 20 siis teist ja kolmandat, et sa ei tea kunagi, kellest võib midagi saada. Võib-olla mõni pannakse väravasse ja ta ei kasvagi sul, või et ütleme, keskkaitse võiks ju osata võib-olla ka ründes mängida või siis siin või seal, et liiga kiirelt mingi ühe positsiooni valik võib-olla on liiga kiirelt. Jah, et aga sul sa väiksena, suures pildis me mängisime, ise ka käinud trennis, kõik mängivad kõiki positsioone, aga millal sinul oli rohkem see, mäletad, et kuule, saad kiire poiss pandi kohe ikkagi tippu ära? Jah, sai ka erinevaid positsioone, isegi ükskord, kui unustasime sõbrale ütlemata, et ta peab ka võistlustele tulema või midagi, siis pandi sellepärast karistuseks väravasse isegi, aga jah, et õnneks vist see kuidagi läks loomuliku radapidi, et ma pane pikk ette ja küll ooper jookseb ära ja niimoodi ta mingi aja toimis. Ja jooksiski, jah.
Hüppame klubikarjääri selle 1994. Floraga hakkas möll pihta. 99 sõlmisid sa siis esimese välislepingu Aalborgiga. Mis sa sellest Flora ajastust, mis kõige eredamalt meeles on? No esimene mäng on ikka meeles, et tulin varust sisse ja minust andsin ka kohe kollisöödu seal, oli Richard Astantsiusele vist Narva vastu järsku 3-0 võit, et selline asi on ikka meeles. Pärast seda, Ubakivi rasked trennid on loomulikult, siis kui Teitur tuli. Mis tähendab rasked trennid Ubakivi puhul? No seal oli palju jooksmist küll metsas ja platsi peal ja igal pool, et seal kuigi oligi see üleminek Ubakivilt Teiturile, siis seal paljud ei tohtinud olid nii ülekoormatud, et ei tohtinud joostagi, et kõnniti platsi ümber, et taastuti ja no selles, et ma ei tea, kuidagi noorena mulle sobis või ma ei tea, jooksin, proovisid ellu jääda ja kuidagi tahtsid ennast näidata. Aga kui võrrelda tänapäeva, sa praegusel hetkel Viimsi eesotsas, praegusel hetkel selle trenni, näiteks jooksu selliste mahtudega, olid need utoopilised vahed või tänapäeval ikkagi tehakse sarnaseid? No mulle meeldib selline Hollandi stiiliga rohkem, et see jooksu saad ju väljakul ka ära teha, palliga ka, et on need pikemad mängud, suuremad mängud, mis iganes, erinevad stiili on ju, lühikesed, väiksed, teravad, et need kõik saab ju sinna jalkasse ära peita nii-öelda need jooksud, et et otseselt metsa jooksu ma ei ole selle vastane ja aeg-ajalt on seda nagu vaimses mõttes ka vajalik, et mine ja jookse metsas need asjad või tee lõigud, alati ei pea platsil ka seda tegema, aga ma eelistaks palliga. Okei. Aga midagi veel, mis sellest Flora ajast meeles on, sellepärast, et seal sa tegelikult ju nii-öelda no Teitur tuli ikka see ja Teituril oli ka hoopis teistsugune nägemus, kuidas käib liinikaitse ja kuidas need ründaja liikumised ja asjad ja seal mingist momendist ega need väravad algul ka liiga lihtsalt ei tulnud, et kuidagi, ma ei tea, kuigi neid tuli omajagu, siis ise arvaks, et ei tulnud need väga lihtsalt. Sa noorena tegelikult enne Aalborgi käisid ju näitamas ennast erinevates klubides ka, Arsenalis Prantsusmaal, Metsis on ja Rootsi suurklubis Göteborgis ka. Oli seal veel mingid, mäletad sel ajal? Oli kohe peale seda Flora aega kohe sul veel mingid? No Göteborg, Mets ja Arsenal on nagu väga eredalt kohe meeles, et mäletagi praegu, kas seal rohkem oligi üldse. Aga see Arsenali lugu võib-olla paadunud jalgpallifännid teavad, aga mis selle taust see lõpuks seal oli siis? Et miks ei saanud? See oli selline päris raske periood või ta oli nagu peale hooaega, ma läksin Metsi kõigepealt, pidi nädal olema seal, aga seal seda pikendati, sest teelt läks väga hästi ja siis oligi juba, siis järsku tuli täiesti üllatus, et kuule, nüüd pead Arsenali minema, mul on lemmikklubi, kõik asjad, et issand jumal, et endalgi ja mul läks Metsis nagu nii hästi, mul oli, mul on siin väga, kõik on tore, et jääme siia, et Mets nagu näitas väga huvi üles ka, aga samas, kui ma läksin sinna Arsenali, siis see oli nagu, ütleme, täiesti Teituri trennid, et kõik see, mis Arsene Wenger tegi, me oleme nagu Eestis teinud ja see oli nagu kõik nii lihtne, nii loogiline, kõik oli vägev ja need suured superstaarid, nad olid väga normaalsed inimesed seal. Aga sa tegidki siis esindusega koos Anelka Bergkampi ja nendega kõigiga panid? Anelkat vist võib-olla oli ka juba, et kõik need inimesed seal, Siimann ja Overmars, Bergkamp, kõik nad olid seal. Aga see testiperiood oli samamoodi nädal või? Nädalake, täpselt enne jõule. Aga ma lugesin välismaa meediast, et tegelikult nii-öelda, mis praegusel hetkel kätte saada oli, Wenger tegelikult väga tahtis sind ju. Nagu ma sain ka niimoodi aru, et isegi tema rääkis minuga ja oligi mingi jutt, et võtaks sinna, aga kuna Eestist otse ei saa, siis läheks vist või ikkagi kuhugi Prantsusmaale laenuks. Minu arust käis läbi Santi Etienne'i nimi seal, et need jutud vastavad tõele, aga mille ta seal oli vist, ongi see tööluba just, eestlaste tööluba ja asjad ja võib-olla ma ei tea, eks räägitakse ka ulmesummadest, mida taheti, ma ei tea, kas need vastavad tõele, seda peab teistelt inimestelt küsima. Sel ajal oli natukene see agendi asi ka nagu selles mõttes teistmoodi, sul oli ju selles mõttes klubi ajas seda, on ju? Ja klubi ajas, et seal oli Aivar Pohlak, Tarmo Lehiste, kes seal taga olid ja Teitur ise ka siis kindlasti, aga mingid, ma ei tea, summadest
2 miljonit naela, mis siis võrreldi mind mingite pilvelõhkujatega siin Eestis ja mis olid nagu mida väärt on, et need olid jah nagu ulmelised numbrid. Aga Metsi ja nendega siis sealt ka edasi ei läinud? Pärast seda jah, vajus see nagu, vajus kuidagi ära, jah. Aga nüüd tagantjärgi mõeldes, sa oled vist mitu korda isegi maini, et oleks tahtnud selle Inglismaal ikkagi proovile panna ennast? Ei, loomulikult, et mulle tundub, et see inglise stiil oleks mulle nagu sobinud, et ma, jah, tööd mulle meeldis teha, joosta meeldis, et kuidagi seal oli see, jah. Aga oli sul mingi pettumus ka sellega või, seoses? Või see tuli hiljem, ei ole üldse olnud? Ei saa ju pettunud olla, lõpuks ju ei olnud kuskil lähedal teda ja Aalborg tuli juba järgmine suvi, et noh, ei ole jah, ei ole aega olnud või nagu selles mõttes ei ole nii. Aalborgi osteti siis $1 miljoni sind ehk sel ajal siis 950 000 eurot nii-öelda, panna eurodesse ka. Said 21 sel ajal, on ju? Vist jah. Kas sa nagu sel ajal teadsid ka üldse, kuhu sa lähed või mis saama hakkab? Eks no minimaalselt, et ma kohtusin Aalborgi inimestega enne, nüüd oligi kas Viljandi Tulevikuga või kellega meil oli mäng ja lepingud nagu juba tehti ära, aga et umbes see mäng veel vaadatakse ära ja siis oligi, et ma veel põrkasin seal väljakul kokku, et mina läksin peavõitlusse, keegi tuli seal, Mati Pari, see hea sõber tuli ja hüppas kuidagi niimoodi, et tahtis palli minu poole või pead minu poole liigutada, lõi mul kulmu rulli, silm ja vahetus on ju, silm rullis. Et kas tõesti nüüd jääb leping katki või, aga õnneks ikkagi võeti. Isegi presenteerida ei saanud mind, sest mul oli silm rullis seal ja et lõigati kuidagi jah, minu vana pea kuskilt välja pandi teise et üldse saaks üldse näidata ja presenteerida mind pildiga. Kes tuli, et muidu sealt Ida-Euroopast tuli meil üks mäng ja silm on juba siin. Täpselt, aga silm rullis, aga õnneks jah, et ei jäänud see selle taha, et aga seal ei olnud seda tööloo asja, neid asju selle enam polda? No midagi kindlasti oli, aga jah, mitte nii raske kui Inglismaal. Okei. Kuidas see eluolu oli üldse seal? See oli tegelikult ju selles mõttes, nii-öelda noore mängina läksid sinna, täiesti üksi, selles mõttes esimene välisklubi. See oli, ütleme alguses, kui sa said, et tegin 5-aastase lepingu, siis Eestis 5-aastane tehti või? Ja 5-aastane leping oli, et siis oli, algul oli küll selline tunne, et kuhu ma lähen, mis ma teen, kas ma nüüd 5 aastat sõpru ei näegi, selline nagu kuhugi asumisele või vanglasse saadetakse ära, et ei tea, mis nüüd juhtub. No ikka hirmus, muidugi. Noor inimene, et päris selline stressirohke või paanika oli või lähed sinna, aga siis oli jälle, et võttis mingi mõned päevad aega see sisseelamine ja raske periood ju, ettevalmistusperiood hakkas pihta ja siis oli kuidagi selline juba omas rütmis läksid ja kui tuli esimene koondise mäng, ma arvan kuskil augustis või, ütleme, kui juuli algul läksid, siis augustis tuli juba esimene koondise mäng, nii hakkabki olema, et siis oli kõik juba relax. Aga tingimused elamiseks ja sellised muutusid kajas või? Algus olid hotellis ja pärast otsisid oma kodu ja et selles mõttes oli kõik väga lihtne, väga mõnus. Ja jälle kõik olid sellised oma vanused, noored, ja mõned vanakesed nii-öelda vanemad välismaalased ja kõik võtsid omaks ja kuidagi läks valutult isegi. Aga see oli seal mingid ebameeldivad kogemusi ka selle ma mõtlen just algusaja mõistes, et kui läksid sinna või pigem ikkagi tehti ette taha ära algul? Ei, pigem ikka ette taha ja igat pidi, et ühtegi nagu sellist negatiivset asja ei tule kuidagi meelde. Aga mis see taseme vahe oli? No taseme vahe oli ikka see, et esimesed 2-3 nädalat oli ikka 10 küünega kinni hoidmine, selle tempode asjadega harjumine, seal ikka joosti nagu arvasime, et Teituriga olid päris palju jooksmist, meil olid seal tunniajased metsajooksud ja nii edasi, et siis kuidagi see tempo ja kõik, et seal oli ikka algul oli ikka raske, ka mängudes isegi, kus hakkasid pihta, see oli ikka jah, paras kannatamine. Ja siis mingi moment käis ära klõps ja need jah, kuidagi harjusid. Ja no keha harjub ka ära, vaata siis selle kõigega on ju. Mis siis kõige suurem asi on see, mis Aalborgi aeg sulle suures pildis kõike seda õpetas?
No vaata, minult oodati ka jälle väravaid, aga siis mind pandi mängima hoopis ääre peale, aga kuidagi rahva ootus ja asjad ja kuidagi võib-olla ma olin ise kriitiline enda suhtes, et neid väravaid ei tulnud nii palju, kui ma ise oleks ka tahtnud ja samas euromängud seal tulevad meelde, kus oli Kiievi Dünamo vastu tulid mega head välja ja kohtusin seal Lobanovskiga ja kes ütles, et avaldas isegi tähelepanu selle, et see kõik oli super, aga jah, väravaid oleks tahtnud ise ka rohkem. Aga sa mängisid siis enamus aja äärel? See oli nii ja naa, no ma räägin just siis võib-olla esimesest aastast, kus Hans Pakkega oli ja kahjuks siis Hans Pakke pärast esimest aastast läks ära, tuli üks Peter Ruutbeck, ja seal hakkas siis paras piin pihta, et seal et ta tahtis seal mingeid omi mängija, nagu ikka eestlastele ka, siis võitlesid seal ja läksingi treeneri juurde, et kui mis toimub, et mis saab, tubli, et tulid, aga miks sa ise ei tulnud, et me ei ole ida-eurooplasena, ei ole harjunud ise minema treeneri juurde väga, aga teised mängijad soovitasid, mine räägi treeneriga ja oligi, et oli vaja minna treeneriga rääkima, pärast seda läks natuke lihtsamaks, ta seletas olukorda, aga minu jaoks oli see uus olukord jälle. Aga treeneri jaoks siis oligi, et ta ootas, nagu pigem, et mängija võtaks temaga ühendust, et selliseid asju nagu hakkasidki õppima neid kultuuri eripärasid ja mida nagu siin on, või ida pool siis pärast, kui ma Moskva läksin, on hoopis teistsugused, on ju, Aga ise arvad, et nagu siis, kui see Aalborgi aeg oli ikkagi selles mõttes kõva sammu tegid ikkagi jalgpalli mõistes edasi? Ikka, et jah, absoluutselt. Siis hakkasid ka koondises väravaid minust tulema ja et kuidagi jah, see enesekindlus kasvas ja ütleme, kuigi see teine ja kolmas aasta, siis oli ikkagi ka paras võitlus seal kogu aeg ellujäämise eest ja siis see 4. aasta oli, siis tuli uus treener ja kes nagu nägi minus tegelikult ka potentsiaali, kes pani mind ainult ründesse ja sealt tulid väravad ja sealt tuli siis samm jälle edasi. Samm edasi oli Moskva Torpeedosse läksid. Kuidas see üleminek üldse sai tulla? No see oli ka natukene selline üllatus suvel, et tegelikult olime ju puhkusel ja siis tuli see pakkumine minna Tarmo Lehistega, siis me läksime sinna kohale ja tegime mõned trennid, algul oli ei, Venemaale ikka ei lähe ja nii edasi. Ja kuidagi siis selle üks unetu öö, kus ma siis pidin otsustama, kas minna või mitte ja siis ikkagi otsustasime, et okei, ma võtan selle challenge'i vastu ja see oli kuidagi vastu kõike, aga pärast... Miks see vastu kõike oli selle hetkel? Ma ei tea, kuidagi, ma ei tea. Ei läinud sinu enda asjaga? Hirmud ja asjad ja kõik, et kuhu, millele ma ütlen, et ei tea. Taseme mõttes oli väga suur samm jälle edasi, et jälle oli ikka mõned kuud olid ikka väga keeruline ja raske, aga minule mängijana andis ta kõvasti juurde. Aga tingimused ja kas läksid üldse nagu need ootused sellega kõigega kokku või oli seal ikkagi, me teame, et sealpool on igasuguse asju juhtunud? Tingimused, et selles mõttes kõik hakkas samamoodi, et algul hotellis ja pärast otsid oma kodu ja mul oli just laps sündinud ja kõik algul leppisime kokku, et laps tuleb sinna, aga siis hakkas, et et laps on ikka nii väike ja kus sa Moskvas teda kasvatad, ühtepidi saad aru, mõistad, aga teistpidi see oli ka keeruline periood, et oled üksinda kuskil jälle Moskvas, aga seal ongi, et seal oli reeglid 2,5 päeva, nii et hommikul läksid juba hotelli ära, istusid seal sees, tegid trenni, välja ei saanud, tegelikult ega seal pereelu nagu ei olekski saanud olla. Sa mõtled nagu enne mängu või? Enne mängu, 2,5 päeva olid juba hotellis kinni. Alati? Alati. Isegi kodumängudel? Isegi kodumängudel. Läksid seal Lušnikil, meie baas oli Lušniki ja olid, hommikul läksid sisse, sõid ära, tegid õhtul trenni, jäid sisse ja niimoodi kaks ööd siis olid seal. Vahest ongi 2 mängu nädalas, istudki ainult hotellis, siis mõtle ise, et kas see saaks olla nagu, et pere elaks siis üksinda seal Moskvas oma ette. Aga jalgpallile tuli see kindlasti kasuks. Peale seda ootas ennem... Okei, räägime sellega ennem ära, aga sul tegelikult oli peale seda veel, ennem kui sa Roodasse läksid, igasuguseid variante veel, eks? No seal tuli selle Torpeedo lõpuaegadel, kui oli juba teada, et mul oli 2-aastane leping järsku, et see leping hakkab nagu lõppema, siis juba kupatati sinna Tuublisse ja siis tuli see Sunderland, ma arvan, et millest võib-olla võib rääkida, et see Sunderlandi käik oli, kus oli kõik jälle läks nagu mega hästi trennis, et seal oli mingi omavaheline mäng, lõin 2 väravat, 2 söötu, et kõik super ja
nii edasi, aga treener oli Mick McCarthy, järsku oli kadunud siis, kui asjaks oleks vaja olnud minna, aga siis oli vist, et tundub, et tänu minule saadi mingi teise inglase hind hoopis alla, nii et seal oli mingid omad mingid nüansid ja asjad, aga kuidagi kõik asjad kokku, see ei olnudki nii halb, et ma nagu jah, kindlasti ma oleks tahtnud seda ennast proovile panna Premis ja nii edasi, et oleks Kifton, neil oli muidugi kõige halvem hooaeg või mis seal oli Sunderlandil too aasta, aga jah, et elu siis sellepärast, et vist ma sain aru, et lugesin mõnest artiklist, et omavahel vist tegelikult klubid olid juba ära leppinud. Ma sain nii aru, ega vaata, ma ei tea. Seda küll. Kokku leppisid, ega seda ei oska öelda. Aga sa pärast huvi pärast ise ei ole küsinud Lehistelt ja Pohlakult, et kuulge. Mille taha jäi või? Ei ole jah. Et no on ju erinevad jutud, et seal keegi Vene poolt andis selle info välja, kas seda oli vaja ja ma ei tea. No, okay. Ütleme, ei ole torkinud, ei ole vaja läinud. Pärast seda ju me läksime Roodasse ja kõik oli tore. No ja. Oli seal enne Roodat veel mingi teisi variante? Mäletad, ei ole? Praegu ei mäleta, et oleks olnud võib-olla midagi, seda võib Lehistelt küsida. Jah. Okei. 2005 oli, siis läksid Roodasse. Roodas oli sul päris pikk periood seal, kuidas ise selle? No ma arvan, et seal tänu sellele, et Rooda abitreener Raimond Attevelt, kellega siis praegugi veel suhtlen, ja tema ja Jelle vist olid nagu head sõbrad tuttavad, et tänu sellele ma sinna sain. No jah, jälle, et see väike paar päeva, mis ma enne koondist, nagu koondise pausis oli siis augusti lõpp, kus see aken hakkab sulguma, seal läbi käisin, jälle läks seal trennis läks nii hästi, et jah, otsustati mind võtta kohe. Aga selles mõttes jalgpallikultuuri mõistes... Ja, see oli nüüd võrreldes Venemaad oli nagu jah, täitsa relax, ütleme, ja, et sellist asja seal, mis seal hakkas nagu see oli nagu, noh, jõudsid nagu oma kohta, et see oli nagu tõesti mõnus, kõik oli mõnus. Sulle see, sa oled öelnud ka, et sulle see Hollandi jalgpallistiili asi meeldib? Jaa, kogu see asi, see treener võttis omaks ja seal vaata hakkasid aru saama, miks midagi tehakse, mis trennid ja nagu treener võttis kuidagi oma tiiva alla või üleüldse nagu seda suhtluspoolt tuli nagu nii palju juurde, et see nagu Venemaaga võrreldes öö ja päev, et võib-olla Venemaal jah, selline individuaalne tehnika, kõik on väga tore ja see andis mulle palju juurde, aga nüüd tuli siis see team tactics ja kogu asi, mismoodi need trennid, ülesehitused, kuni seal hakkasid alles saama aru, miks me seda jalgpalli teeme, miks sa mängid, et siis hakkasid vaatama tagasi, miks me siiamaani midagi oleme teinud. Venemaal kõik on ka läbi mõeldud, aga noh, keegi seleta ja et sa teed asjad ära ja pärast sa saad aru, et miks mingid sprindid, jooksud kuskil on, mingi üleseikus, mikrotsüklid, asjad, aga keegi ei räägi või nüüd hakkad alles aru saama, siis ma ei mäleta, kui vana ma täpselt olin seal 26, 7, 8. Aha. Kas selles sa ise arvad, et nagu see aeg su karjäärist oli kõige parem? No Vene aeg oli ka tore, vähemalt koondise mõttes. Okay. See ajaski nagu venelasi natuke tigedaks, et mis toimub, et miks nagu seal läheb, et koondises lööd väravaid, aga näed, klubis ei tule ja ma ise ju ka soovisin ja tahtsin ja kõik, et mulle seal teelt Venemaal ju ka meeldis, et oleks hea meelega võinud jääda sinna, aga jah, kuidagi Hollandis oli see teistmoodi jah, et seal tõesti hakkas see jalgpall, tõesti, ma arvan küll, et mängisin elu parimat jalkat ma. Aga mis selle Hollandi see võlu on või mis selle kõige jalgpallikultuuri see tugevus seal taustal on siis? No minule sobiski just see, kuidagi see läbipaistvus, mis kõik toimus, miks me teeme midagi ja minule see Hollandi stiil lihtsalt sobis, et näed, kui on noh, et see seletati lahti, kui vastane mängib nii, siis me mängime et nagu loogika. Loogikad olid jah paigas minu jaoks kuidagi ja see toimis ja sa ei olnud 2 või 3 päeva ennem hotellis või see oli natuke vabamas, et võib-olla ainuke hotellis oli, kui sa sõitsid kuhugi võõrsi mängule ja järgmine päev oli 12:30 hommikul mäng, võib-olla see oli ainuke koht, kus me olime hotellis ja mõned kaugemad sõidud olid meil, ma ei tea, tuleb meelde Feyenoordi Twente vastu, et kus me läksime, olime hotellis, aga jah, selline vaba mõhkond, võib-olla see sobis jah, mulle paremini. Seal lõpus, kas oli see Norwichi pakkumine tuli ka sinna lõppu või? Norwichi pakkumine tuli ka, seal oli jah, et meil oli treeneri vahetus, kus treener jättis mind jälle välja, sest olid teised mängi, uus spordidirektor tuli, kes tõi mingid omad mängijad, jäeti mind kõrvale ja ma ei tea, kuidagi
hambad ristis, tegin tööd edasi ja siis tuli, et ma jaanuaris või ju ära minna ja niimoodi. Seal oli veel mingi väike selline laager tehti, panin kõik mingid testid ja asjad kinni ja siis treener, treener nagu kuidagi talle meeldisid mingid asjad, hakkas mind usaldama ja pärast tuli isegi, ütles, et ta vabandab, et ta mind varem nagu ei, et ta ei teadnud, vaata, kes ma olen ja nii edasi, et talle anti mingit valeinfot ja siis nad ei lasknud mind sinna Norwichi minna. Ütleme niimoodi, et see oli siis klubi otsus või? Klubi otsustas selle? Klubi otsustas mind mitte ikka lasta minna. Aga seal oli lihtsalt, nad kompisid maad või sa käisid lausa kohale seal ei käinud, seal on, teelt on ikkagi ainult jututasa. Selles mõttes, et keegi ajas mingid asjad välja, et selles mõttes seal ma usaldasin nagu agente, et see asi on olemas, aga lihtsalt klubi, see asi ei läinud jälle asjaks, et tegelikult võib-olla ei ole vaja isegi liiga pikalt, ei saa peatuda nagu. Aga oli mingi teisi variante ka või sel ajal? Mäletad? Ei ole olnud? Ei, pigem ei olnud, et see ongi seal nagu need, ma ei oskagi nagu, ma mõtlen, et ma olen üritan nagu hoida selle asja nagu nii palju laus, et ma ise ju neid asju ei aja, need on alati mingid asja ajajad, kes otsivad neid, et pigem oled jalgpallile fookuses ja annad ennast seal platsi peal. Et seal oli nagu selline koondisse tulek oli ja siis see Rooda lõpp oligi selline kuidagi natuke, et jäime seal läbi sellise hullu hooaja lõppu jäime püsima ja tõmbasime selle kõige lühema õlekõrre ja et see oli nagu ulme lõpp oli, et kahjuks ta jäigi selleks lõpuks, et ma kuidagi ei saanud seal nagu head aegagi öelda, et kuidagi lõppes see nii. Mis päris huvitav praegu mõtlen, tegelikult see on ikka kombitud sealt Inglismaalt päris ikka mitmeid kordina. Ja päris lähedal on ka olnud see Inglismaal, need variandid ikkagi mitu korda. Et see, et sa ise ütled ka, et võib-olla oleks võinud isegi sobida see stiil, on ju. Seal oli näiteks, siis oligi, pärast seda Roodat ma läksin Inglismaal ära, mul oli naine, kes siis elas Inglismaal, läksin sinna ja tänu seal kuidagi ju tuli ka kunagi Preston tuli nagu, et hoiaks ennast lihtsalt vormis. Tegid 2-3 nädalat lihtsalt trenni, et niisama kuule oota, et me anname sulle mängu ka ikkagi ja tegelikult läks hästi kuni selle momendini, et ma tõmbasin endal lihase ära, et nii õnnetu, kui see ei olnud, et ka seal oli see, et sa mängisid endast trennidega, kus ma ei tahtnud, ega midagi ei olnud plaaniski, aga mängisid ennast nii pilti, et Preston North Endiga oleks võinud ka vägagi asjaks minna, et seal oli nagu, et laps käis selle treeneri lapsega ühes koolis ja kuidagi selline kuidagi tutvus. Päris huvitav. Mis ta nimi on, ega ta on kuulus treener meil, kes tal oli, Phil Ramos, pärast võib üles otsida, jah. Päris huvitav, jah. Aga see põhimõtteliselt oligi, et ma tulen teen natuke trenni ja hoian ennast vormis ja ikkagi tuli lauale. Aga hoopis läksid Hiina? Jah, see Hiina pakkumine, see tegelikult oli niimoodi, et Reimond Atteveld oli Ado Den Haagis ja me rääkisime, tegelikult oli mul niimoodi, et ma juba käisin seal testidel asjadel ära Medicalis ja leppisime 3-aastase diili juba Ado Den Haagiga kokku, kui tuli Hiina pakkumine, millest ütleme niimoodi, et proovisin mõnes mõttes ära öelda, tehes vastupakkumise, millele öeldi jah ja siis oli selline muret tekitav kõne vaja teha Atteveldile, et kuule, et mul tuli Hiinast nagu pakkumine ja mille peale põhimõtteliselt ta pani toru ära, kuigi ma üritasin öelda, et las ma olen seal pool aastat ära, et siis ma tulen sinu juurde tagasi, mis lõpuks nii läkski, et olin see pool aastat ära, kuigi Hiinas oli see +1 oleks võinud ka tulla, aga jah, Hiina... See oli siis puhtalt nagu rahaline otsus, mitte sportlik otsus? Ei saa nii öelda, sellepärast, et Shanghai oli ikkagi, ma lootsin ka meistriks tulla, et Shanghai võitles seal ikkagi meistritiitli pärast ja nad üritasid tugevdada meeskonda, et see ei olnud puht finantsiline, et ma ikka soovisin meistriks ka tulla, et seda võimalust ainult mitte see, aga see oli ikkagi määrav. See oli määrav loomulikult mingis mõttes, et see oleks olnud selline mõnus. Kuidas Hiinas sel ajal jalgpalli mängiti?
no eks see jutte ikka kuulsid mingid päris ulmelisi, et seal, mis seal kokkuleppeid ja asju on õnneks või kahjuks oligi, noh, võib-olla mida kõrvalt ükskord nägin, mis on kahtlust äratav, oli viimane mäng, aga noh, ütleme, seal oli, esiteks mina olin juba vigane selleks ajaks ja vaatasin asja tribüünilt ja siis, kui seal oli mingid jutud, et vaatab, mis võib-olla on, aga need olid jah, juttude tasandil, me ei tea midagi, et õnneks meie kui välismaalased vähemalt seda ei teadnud, et mingid jutud kuskil käisid, et ärge nüüd tõlkige midagi, et sellised mingid bossid tulid sinna meeskonna ette rääkima midagi, et meil oli üks Austraalia koondise kapten Mark Milligan seal, kes sai midagi aru, ütles, oot, nüüd te räägite meist midagi, et aga jah, õnneks olid need ainult juttude tasandil, et meile keegi midagi nagu jah. Aga kas eluolu, kuidas sellega kohanemine oli? Sa olid seal lõpuks pool aastat olidki, eks? Pool aastat oli, 4 kuud vist oli tegelikult, kui kõik kokku. No eluolu oli päris, sellest ongi võib-olla kahju, et tegelikult oleks võinud seal mängida ka pikemat aega, sest taseme poolest see oli kindlasti ju kehvem koht, kus ma ennem olin olnud. Lihtsalt mul oli 1,5 kuud suvepuhkust juba selja taga, ma ei olnud nagu vormis ja mind visati lihtsalt nagu tundmatus kohas vette ja tuju välja ja kui sul on hooaja ette valmistus vahele jäänud ja sa siis pannakse sind jooksma 42 kraadi nagu meeletu see niiskus, sa tulid ära, sa kaotasid 5 liitrit võib-olla vett või kehakaalust 5 kilo kaotasid, sa pidid, see oli nagu hullumeelne see esimesed paar nädalat ja et seal oli vaat ebaõnne mingites asjades ja see vigastus pärast, kas oli 4. mängu, et mul on endal ka sellest tegelikult kahju, et see mis sul tuli seal? Seal on midagi põlvega juhtus ja seal hakati ka nagu midagi arstidega, ei saa aru, mis seal Hiinas tehakse, tehti mingid testid, ma ütlesin, et midagi, ma tunnen ju oma jalga, et see ei ole päris nii, siis ma sain õnneks tulla siia Eestisse, kuna koondise mäng tuli, et Eestis tehti testid, midagi oli seal mingi lihas, mingi asi, kinnitus, midagi oli katki. Ja siis hakkas seal alles see nii-öelda, ega siis ei tahetud neid asju, millest kokku on lepitud enam järgida, ütleme nii, et väga aga kuidas sealt tulema said? Sa lõpuks mängisid seal ainult ju tegelikult 6 mängu vist kokku, on ju? Kuidas tulema? Selles mõttes, et ega seal oli 5 aastat vaidlust veel. Oli jah? Jah, et ega see nii lihtne ei olnud, et minema ma sain jah, et ja saingi sinna Ado Den Haagi, et aga see vigastus osutus ja ikka seal oli 2-3 kuud oli selle vigastusega väljas, et see, et ma sain Ados lepingu, see oli ikkagi õnn, et aga kahjuks see põlv andis natuke tunda. Oota, aga mis see 5 aastat, mis see vaidlus siis lõpuks oli? Mille taha see jäi kõik? Ega seal ei makstud välja mitte midagi, et 5 aastat pidid neid spordiarbitraaž ja neid kohtuid mööda käima, kus need hiinlased ikka valetasid kõvasti asju ja et seal jah, Shanghai vahetas omanikke ja asju kuni lõpuks 5 aastat hiljem. Aga mis, me räägime sellest 6 kuust või sul oli +1 ka seal sees või? No nemad üritasid näidata seal midagi +1 ja tegelikult, aga see ei tulnud kunagi isegi jutuks see +1 tegelikult, nii et see oli ainult poole aasta jah, sellest. Aga said ikka lõpuks kätte või? No ma ütlen 5 aastat hiljem jah. Ebareaalne. Tasus käia kohtus siis? Jah, tasus jah, siis mõtledki, et vaata, et kas oli vaja seda, et sul on 3-aastane lepik Adoga, et võib küll olla või siis võtad Hiina, aga ütleme jah, arvestades neid numbreid, siis see oli naljakas küll, see oli jah. Päris huvitav, väga huvitav. Mis, siis läksid Adosse, aga seal Ados jah, et mul see vigastus ikkagi alguses segas ja piisavalt palju ja need kahjuks Adol ei olnud head ajad ka ja nad ootasid, kindlasti nagu mina isa ka, vist seal oli järsku 12 mängu 1 värav, et olid küll meeskonnale kasulik ja nii edasi, aga jah, ikka oodatakse ründajalt väravat ja Ado, ütleme, võrreldes Roodaga see on ka nagu öö ja päev, et mis ma nägingi, et üks on Lõuna-Holland, üks on Põhja-Holland, üks on nagu selline mõnus, relax maakoht või teine on selline suur linn, et väga närviline koht oli see Ado ja seal ongi, et kui asjad ei toimi, siis nad ei toimi ja see oli väga selline keeruline koht, aga
jah, tuli uus treener, aga ma kuidagi otsustasime, et kuule, et jätame selle selleks, aga et las ma treenin nii kaua, kuni ma leian omale uue koha ja seal oli jälle, et treener teelt oli väga kihvt treener. Jälle oleks võinud ka sinna jääda ikkagi edasi ja pikendada seda lepingut, sest seda tuldi ikkagi pakkuma, et kuule, et jätkame, aga siis mul oli juba oma peas juba muud mõtted. Aga tahtsid lihtsalt sealt nii-öelda ära saada? Pigem oli see. Ja siis tuligi see Küpros juba. Mis selle Ado kohta veel, et aga seal tehti siis algul aastane leping või? Seal oli ka jah, selle jälle pikendamise võimalusega oli, et kas teeme järsku 1,5 aastat lepingut ja siis ma nagu lõpetasin ära ja siis oli, et kuule, aga võib-olla ikka jätkame. Et ei olnud enam, aga jah, tingimused ei olnud, aga see ei olnudki enam oluline. Siis 2010 aegki Küprosele. Kuidas see variant üldse lauale tuli ja mis see taust seal oli? No see oli nii palju, kui ma mäletan, et juba oli september käes järsku ja siis tuli mingi õhtul tuli kuskil, ma olin vist külas veel isegi ja tuli mingi kõne, et kuule, et Küprose variant on, aga ainult täna. Siuke top shopi reklaam. Ja põhimõtteliselt, aga nüüd sa pead kohe lennukile minema ja et muidu ei saa. Algul ma ei uskunud, et mis jutt see on ja nii edasi, ja selle mingi väikse mõne tunnise ajaga ma pidin ära otsustama, kas ma lähen lennukile, siis lennukil olles põhimõtteliselt oli vaja leping alla kirjutada, see oli jah kuidagi niimoodi, et kell 3 öösel maandusin, siis lennujaamas oli vaja kirjutada, see läheb hommikul siis jalgpalliliitu ja siis on kõik asjad. See oli lihtsalt tähtaja pärast? Tähtaja pärast ja siis oligi lihtsalt see pakkumine, kuidagi oli vaja kiirelt otsustada. Eks ma uurisin siis, mis satsiga on tegu, kes seal on hollandlasi oli palju ees ja tundus nagu selline uus huvitav projekt, kus oli Jordi Cruyff oli osaline ja seal olid endised Hollandi koondislased ja nagu sealt alates on see aeg väga head tööd teinud, et ka praegu nagu te näete, et Euroopaski, et sealt see asi hakkaski tegelikult pihta, et selles mõttes see kõlas huvitavana ja selles mõttes oli väga tore asi, mille ma vastu võtsin tegelikult. Aga see eluolu oli, tingimused, need olid nagu head või? Jah, see kurikuulus, et vigastuse oht selles soojas kliimas oli väga väike ja et ei, väga mõnus oli. Jah, tõesti oli. Mulle meeldisid juba Flora ajal need Küprose laagrid. Kuigi me saime seal kõvasti joosta ja vatti, et sellegi poolest, jah, see Küprose eluolu oli tõesti tore. Mõnus. Mis sellest Küprose ajast, tegelikult sul on ju sealt edasi ka kohe 2 aastat Neas Salamis olid hooaega, siis mis sellest üleüldiselt sellest Küprose ajast kõige positiivsemalt meeles on? Positiivsem? Või isegi mingi naljakas seik on, kui sul sealt võtta on, et naljad ja võib-olla mõned asjad ei kannata rääkida lihtsalt. Mis ega ikka mängisid jalgpalli, aga olid ikkagi juba karjääri lõpus, et selles mõttes aegis jälle oled nagu meeskonnal oled kasulik, aga tegelikult väravaid ei tule, et see ajas ennast ka tigedaks, et aga jah, siis ma vahetasin selle Salamina vastu, mis on tegelikult ju samas linnas, kuigi see Famagusta ja on ju see nii-öelda kummituse linn, et ei mul nagu selliseid juttu, mis siin rääkida võib-olla väga ei olegi, et oli selline tore aeg ja Aga selle Famagustas tegelikult ju sellel oli oma jagu mänge ka, et seal sa said päris hästi peale tegelikult ju. Ja ei, selles mõttes see vahetus, see oli hea, et mulle see kohalik eluolu meeldis ja sõpru on seal palju, et ka siiamaani suhtlen mõnega, et teelt oli väga mõnus kohaka. Aga liiga mõistes oli see, sa tulid tehniliselt Hollandist sinna Küprosele, oli see nagu kõva samm tagasi või tehniliselt ikkagi nii hull ei olnud ka? Nii hull ka nüüd ei olnud, eks siin oli ju veel pakkumised ka siia Eestisse ikkagi tulla, et kas oleks võinud siia tulla, see on ka küsimus, et ma nagu ei arvanud kunagi, et ma tulen Eestisse tagasi teelt elama, et ma arvasin, et mu eluolu jätkub teelt Inglismaal, et teelt ehitasin ma elu selleks üles, et sinna lõpuks kolida.
et ja siis ma ei võtnud ka Eestis mingeid pakkumisi vastu, mis oleks ka võib-olla päris head olnud ja võib-olla oleks teistmoodi karjääri lõpp olnud, aga jah, et otsustasin seal Küprosel olla nii kaua kui olen ja aga miks, kui võib küsida, miks siis Eestisse lõpuks tagasi tulid ja miks Inglismaal oma nii-öelda edasisest elu peale Küprost isegi ei sättinud? Ma ei teagi, no siin tulid need mõned mingid pakkumised, et kõigepealt muidugi läksin peale seda Salaminat tagasi ikkagi Inglismaale, ma sain seal Agringtonis sain noorte tööd aga see oli selline poole kohaga ja eks ma tegin neid treeneri pabereid, kursuseid nii siin kui seal, Inglismaal ka noorte asju, Eestis siin neid B-kursuseid, A-kursuseid ja noh, siis oligi, et siis said seal tööd, siin tööd ja lõpuks tehti see Eesti koondise pakkumine ka ju, et Reimiga, et siis see võib-olla mõjutas veel rohkem siia poole ja Okei. Mul mõned üldisemad küsimused ka. Kui sa annaksid mõnele noorele mängijale nõu üleminekute kohta, nii siis mis see oleks? Siuke esimene asi, mis pähe tuleb üleminekute puhul. Sa oled öelnud küll, et sa nende agentidega lased neilne seda tööd teha, aga sul on ikka omajagu neid üleminekuid ka ikka. No jah, vaata, kui sul on agendiga hea usalduslik suhe, kes see agent teab ja tunneb sind ja sinu tugevusi, et siis võib-olla on tõesti mõttekas vaadata see sats, kuhu sa lähed, et võib-olla jah, et mis stiili sa mängid, et kõigepealt võiks vaadata ja analüüsida võib-olla enda stiil ära, et mis stiili sa ise viljeled või et mis tüüpi sa oled, et oled sa kiire, oled sa, ma ei tea, target man, mis iganes, kui ma räägin ründajatest nüüd ja me võib-olla kaitsetest räägiks hoopis muud või väravahtides hoopis muud, et aga jah, oleks ju tore teada, mis treeneriga, tüübiga on tegu, kas sa oled sa suhelnud selle treeneriga, mis tema sulle räägib. Aga noore mängijana arvad, et no teeme nüüd näitan kellegi esimene siuke üleminek või isegi siuke Eesti liigast läheb välja, tänapäeval on seda võimalust, et ikkagi, et kuule, ma tahaks ikkagi rääkida selle treeneriga ennem. No aga võtame Paalbergi nüüd, et ma saan aru, et Paalbergile tehti väga puust ja punasest selgeks, mis tüüpi on tema, et minuga ma arvan, et nii palju isegi ei olnud, et selles mõttes Paalberg võib-olla ma ka ei ole selle asjaga nüüd nii kursis, mis seal toimus, aga nii palju kui meediast lugenud olen, et päris huvitav on ja et mille pealt tema siis lõpuks otsustas, kõlab väga nagu loogilist rada pidi läinud diil, et võib-olla jah, see ongi, et ära hüppa lihtsalt pea ees tundmatusse, et kindlasti proovi võimalikult palju infot saada nii klubi või treenerite või selle käega õigu kohta. Sellepärast, et agentide puhul tundub siit kõrvalt vaadates ka paljudel agentidel on ikkagi ju meeletult palju mängijaid. Täpselt, et võt siin ongi, et kui usalduslik suhe sul selle agendiga on, et kas ta on sul nõuandja sõber või jah, et või oled sa 1/50 Exceli tabeli mees. Ja täpselt, et kindlasti see oleneb väga palju. Kui sellest ma tegelikult küsisin, kas oli, et klubi lubas midagi sulle väga palju kokku, aga lõpuks seda ei olnud, seda Hiinast sa seda rääkisid, on sul mingi teine lugu veel siia, et lubati sellist asja, aga tegelikult see päris nii ei läinud? Tegelikult see eluolu või ükskõik mingi asi oli teine? Hollandis läks paremini. Et pidi algul ühtemoodi olema pärast, kuna väravad tulid, siis läks pigem mul nagu paremaks asjad. Aga kuidas see väljendus? Lepingus. Lepingus. Et me nagu uuendasime. Neil läks kogemata mingi asi valesti esimese aasta lepinguga, siis me pidime tänu sellele, et esimene aasta läks nii hästi, siis tegime lepingud natukene ümber. No väga hästi. Aga see tuli nende enda sellest, et tegid lepingu. Nemad tegid ühe väikse errori ja siis Aga päris hea lugu ju. Selles mõttes ma ei taha täpsustada täpselt, aga jah, et seal oli mingi maksude teema oli ja siis see ei ole minu, vaid see on teie error ja siis me vaatasime lepingud üle ja vägev. No siis saab ikkagi juurde küsida ka, kui... Vahest saab jah, et kui läheb hästi, on ju. Et vahest võib-olla õnnestub, et seal jah, mingid välismaalase reeglid ja asjad on, et mida jälle, vaata, mängijana võib-olla sa ei teagi. Ja, muidugi. Et kõigega ei suuda kursis olla. Kui sa vaatad oma karjääril tagasi, siis milline üleminek sinu puhul oli kõige olulisem? Nii ei saa vist ühte teisest eraldada, et kõik olid omamoodi, et kõik olid ju sammud edasi, no mitte siis karjääri lõpp võib-olla, aga kõik oli ju Eestist, Taanist, Venemaalt, Hollandisse, need kõik olid ju
kuidagi sammu võrra läksid järjest paremaks. Mida võib-olla vaadata, et seal oli, nii Taanis oli, pärast esimest teist aastat oli võimalik minna, näiteks Pake läks Salzburgi vist läks või, et nad tahtsid mind kaasa, aga Aalborg ei andnud, sest vaat seal oli juba see hinnalipik mul küljes, et sellega ei oldud nõus, et võib-olla mõned üleminekud, nagu oli Roodast oli võimalik Twentesse minna, aga kuna mul oli just operatsioon tehtud ja puhastatud seal hüppeliigest, ma olin karkudel, siis oli jube raske nagu, või no ma kuidagi olin lojaalne Roodale, ütleme siis niipidi, aga seal oli Steve McLaren, tuli just Twentes treeneriks, nad tulid meistriks ja nemad tegid selle sammu. Me olime kogu aeg võrdsed Rooda ja Twente, nemad tegid selle sammu ja tulid meistriks, et sellest on kahju, et võib-olla oleks seal nagu päris kihvt olnud McLareni käe all treenida, aga ei kahetse, et seal oli veel mingid jutud jälle Feyenoordid, asjad, et võib-olla mõned liikumised oleks võinud varem tulla, aga ma olen pigem see, et kui ma lähen ühte kohta, siis ma olen seal, et ongi jah, täpselt see lojaalsus, et 4 aastat Aalborgis või isegi see 2 aastat Torpedos, et ma ei kippunud kohe, et kui esimene raskus tuli, et ma tahaks nüüd minema minna, et parem ma võitlen siin ja ongi, et jalgpallis muutuvad asjad teil nipsust, et ma ei tea, on see vigastus, on see midagi muud, aga jah, et annab tõestada ka ise. Kas ise tunned, oled nii mõelnud üldse kunagi, et said oma maksimaalse potentsiaali kätte? Kindlasti mitte. Mõelnud olen, ongi, nüüd jääbki selle taha, et kas oleks teinud mingid muud võib-olla valikud või mingid üleminekud, et kas oleks saanud või mingi enesekindlus, et vahepeal ma olin võib-olla liiga enesekriitiline või niikuinii olen kõige suurem enesekriitik, et võib-olla vahest isegi liiga, et mõni võib-olla, ma ei tea, kuidagi tundub nagu saab või kõrvaltvaatajana tundub, et saab kergemini, et ma võib-olla kritiseerin ennast võib-olla liiga palju, et oleks olnud positiivsem, oleks võib-olla jõudnud kaugemale, ei tea, ei oska öelda, nii ei oska asju vaadata. Aga selles mõttes sa võib küsida nii, et selles mõttes see nagu tundub, et sa selline põdevend ei ole, et ma nüüd tagantjärgi põen, et kuule, miks ma seda ei teinud või... Võib-olla vahest ikka mõtled, et oleks võinud, aga kindlasti ma ei põe. Et selles mõttes ma olen oma karjääriga rahul. Magad ikka õhtuti saad, et ma ikka... mõni värav jääd, mida löömata oled jätnud, võib-olla vahest kummitab, aga ei, ma seda kindlasti ei põe ja oma karjääri ei põe. Oleks saanud paremini, võib-olla, me ei tea seda, võib-olla oleks võinud hullemini minna, et vigastusi on olnud, kas nüüd väga suurt on ju põlve õnneks ristatit või midagi ei ole, on ju, ei murdnud, et aga kuidas sina, kuna ründajatel tehniliselt on ju tegelikult nii jõhker see surve peal nii-öelda, et sinult oodatakse kogu aeg, on ju, et kuidas sa selliste asjadega toime tulid õhtuti või ma ei tea, et kuule, ma ei löönud seda ära ja nüüd sa tead, et tegelikult kommentaarum on täis, kuidas Aalborg oligi see kõige suurem kasvataja siin, et seal Aalborgis oli esimeses koos, kus sai klubi saidi peal sai kirjutada, mida nad arvavad mängijatest või midagi ja seal ma ikka lugesin, siis öeldi ka, et ära loe. No, kuidas ärge laske kirjutada inimestel, et kus kommenteeriti ikka väga kriitiliselt, aga see kasvataski seda paksu nahku. Nüüd ma loen nagu neid mingeid teiste inimeste kohta vahest nagu naljaga mõtled, et kui raske on, kui sa loed neid, siis need võib mängijal, noorel mängijal eriti väga raske olla, et teel ka ära loe on väga õige õpetus, aga et ole üle, no see on lihtne öelda, ära tunne nii. Aga täpselt nii on, et see, eks kui kergelt sa sellest nagu teel lased minna. Aga oli sul keegi sel hetkel nagu mingi nõustaja ka või nagu see, et kuule aitas kaasa? Pigem ei olnud, kuigi Aalborgis oligi järsku viimasel aastal tuli spordipsühholoog. Et see oli ülilahe ja ülihea aeg, kus me tegime mingid asjad, et kuidas, mis järjekorras midagi teha, kuidas saada nagu sinna 0 punkti tagasi, et kui midagi ebaõnnestub, tuled sinna algusse tagasi, hakkad uuesti enda nagu seda enesekindlust üles ehitama. Aga see oli nagu individuaalne töö siis? See oli individuaalne töö, et see oli klubi poolt ja seda kasutasid mingi 2-3 mängijat ja ma võin öelda nimed, Brian Priske, kes on jõudnud kuhugi, seal oli Toomas Peelum, Silveva, et seal olid mingid nimed, kes jõudsid ka nagu sealt siis Aalborgist ka edasi ka, kes on head treenerid siin, Prisket siis pean silmas, et mõned inimesed, kes kasutasid, keda ma tean, et kasutasid seda võimalust siis selle psühholoogiga. Aga õhtuti, kui magama läksid, tuli uni ka siis, kui jätsid löömata või ei tulnud?
no peale mängu see on kogu aeg, ma arvan kõikidel mängijatel, et kui see mäng lõpeb alles seal 90 paiku õhtul, siis ega 3-4 vist magama ei jää, ikka kerid seda mängu edasi-tagasi, et mida oleks saanud teha. Vahest kahetsed rohkem, vahest vähem, et oleneb ja mida sa löömata jätsid parasjagu või mis see resultaat oli, et sama ka teistpidi, kui oled teistpidi õnnelik, et lõid värava või lõid mõne, et siis kerisid ka seda edasi-tagasi ju. Eks ta see jalgpalluri elu on, et kuidas see praegu on? Kas treenerina selline asi on nüüd lihtsam, kui sul õhtul on Viimsiga mäng, lähed koju, ketrad seda, mõtled, et kuidas me selle tuppa saime? Raskem, veel, et koondises samamoodi, kui olid abitreener, sa ju hakkad kohe uut juba mõtled uuele asjale, et ma ütleks, et mängijana oli veel lihtsam, et treenerina on jah, sa pead veel, ma ei tea, mustmiljonile asjale mõtlema ja veel valmistama ette ja mõtled, kuidas seda asja nagu mängijateni viia või kuidas teha kellelegi kergemaks seda, et jah, et magamata öid on ikka olnud. Ikka on, et jah, on. Me tihtipeale räägime siin Eestis sellest, et tuleb noorelt minna välismaale. Peab siis minema noorelt või ei pea või millal see õige aeg siit Eestist ära minna on? Sellist jah, kindlasti õiget vastust ka ei ole. Aga kui on võimalik, siis ma usun, et need akadeemiatesse minekud on näitanud, tegelikult on mängijatele kindlasti kasulikud. Aga ma ei ütle, et me Eestis pahad tööd teeme. Et klubid tõstavad siin, ma arvan, et noorte mängijate tase tõuseb kindlasti, et ka siin, et sa ei pea iga hinna eest sinna välismaale minema, absoluutselt mitte. Aga kui aeg on õige, siis jah, siis kindlasti. Aga sina pigem ikkagi soovitaksid, teeme näite niisugune 16-aastane talendikas vend võiks ikkagi minna? Kui ikkagi akadeemiad on huvitatud? Ma arvan küll, kui on ja vastaspool on huvitatud, on ju, et ennast peale ei pea kindlasti suruma ja et jah, ma ikkagi soovitaks, sest ütleme, kui sa oled siin, siin üritatakse teha, koondis on võib-olla ehe näide, et seal tuleb ju grupp häid mängijaid kokku, et tahest tahtmata on välismaa akadeemiates võib-olla see üldine keskmine meeskonna selle vanuse tase natuke parem võib-olla kui Eestis siis ühe klubi selle vanuse tase võib-olla. Aga ma ütlen, et meie noorte klubid teevad väga head tööd juba, et ju näitavad need välismaal mängitud turniirid ja resultaadid, et ei ole nii, et pead iga hinna eest kohe noorena ära minema. Mis see kõige suurem vahe on, sa mängisid jalgpalli 2000-te alguses, mis see kõige suurem muutus tänapäeva jalgpalliga on? See on siuke üldine küsimus. Üldine küsimus, ma arvan, et eks need kiirused kasvavad ikkagi, tehnika, kõik need asjad lähevad järjest paremad, tehnika, see taktikaline pool ka kindlasti, et läheb järjest, treenerid mõtlevad, kuidas üle trumbata, et võib-olla ma ei mäleta, et nii spetsiifiliselt oleks omal ajal räägitud, kuidas me peame pressima väravvahti või on ju, kuidas tagant üles ehitus hakkab, et võib-olla just see taktikaline pool, nii-öelda meeskonna taktikaline pool läheb ja need tegutsemiskiirused lähevad kindlasti veel kõrgemaks, kuigi ma ei tea enam varsti kuhu on ju saab. Et kui see... Ja, see on huvitav, 20 aasta pärast, kus me siis üldse oleme selle taktikaga? Võib-olla see vanus, et kui vanalt keegi juba tippu jõuab, et kui me mõtleme need Jamalid ja asjad, et kui vana ja kui kaua nad siis vastu peavad, et kas nad suudavad sellise 20-aastaseid karjääre, nagu meil Messi ja Ronaldo siin teevad, päris huvitav mõttekäik, jah? Mis meie poistel, mõtlen just ründajate vaatest, mis meie poistel puudu jääb, et ei ole ikkagi suudetud sellise top 5 kuskil kanda kinnitada? Ja ei oska niimoodi ühte asja kindlasti esile tuua, et mis neil puudu jääb, et ei tea, jah, see... Sest meil ei ole vaata sellist just mõtlen ründajate osakonnas, meil ei ole seda edulugu ei, praegu sellist edulugu, et tuleb keegi läheb ja lööb ja on, tõesti ei ole, et ma ka ootan, et meil on tegelikult noortes alati, Paalberg loodetavasti nüüd tuleb ja jääb tõesti, et temast võiks kindlasti, keda me vaatame, et siin mõned noored on ikka iga aasta meil tuleb keegi, kus on Kristalli, kui tuli ja siin... Võib-olla nüüd järgmine tuleb Sotov võib-olla või kes tuleb, on ju, ma ei tea, aga jah, seal olid need Šapovalovid, Jürgensid, on ju, et me ei tea kunagi, jah, et
kus kuna keegi õitsele puhkeb ja sest mul on vahepeal selline tunne, et vahepeal tihtipeale me nagu, seda on räägitud ka, et puhume ise nagu selle mänge ise nii suureks ja siis pärast 5 aasta pärast hiljem vaatame, kas oli vaja, on ju. Kas oli vaja? Aga seda on igal ajal juhtunud, ka siis, kui meie noored olid, ikka kellestki arvati, et sellest teemast tuleb, on ju, et me ei näe, kas rikub vigastus ära või midagi, et seda on väga raske ja 16-aastase mängija kohta me näeme praegu ja ta on väga hea, aga juhtub midagi, et selles mõttes jah, võib-olla ma ei tea, kas meedia saab niimoodi, et ta ei kajasta midagi, et ikka tahad ju neid edulugusid ja asju, et see käib käsi käes, ja, et kas see mängija suudab nüüd 2 jalaga maa peale jääda, see on nüüd on ju ise asi, on ju. Ma küsin selle eelmise küsimuse veel jätkuküsimuse siit, et kui mida me saaksime siin Eestis muuta siis, et ründajad ikkagi meil oleks selline top 5. No mina saingi 2 aastat õnneks Paalbergiga koos töötada, et selline mängija, kes koondisest minu 2008 poisid, et ma mäletan lihtsalt seda esimest korda, kui ta tuli, aga treener, mis me peaksime siin tegema, et tema oli selline 2 jalaga maa peal, tuli, tegi omad asjad ära, tõesti, et ma ei tea, täiesti keegi ei arvanud tast 16-aastasena, et ta võib nii, aga tal oli see asi sees, ta tegi asju õieti, kuulas, ma ei tea, ja üks moment näed, puhkas õitsele, jälle see toimus ju mingi poole aasta järsku või isegi, ma ütlen, et aga tema puhul oligi siis ta on siis pigem nagu sellist tüüpi mängija olnud, et kes ise uuris ja puuris juurde. Väga palju selles mõttes ei olnudki liiga palju, ma ütlen, et aga ma mäletan jah seda ühte korda, kus oligi vaja, kuidas oli vaja kedagi kuskil pressida, et mis ma sel momendil teen, et ikkagi mõttes kaasa. See mul jäi lihtsalt jah, üks situatsioon tuli meelde, aga jah, selliseid mängijaid ma loodangi, et tema näitab meile nüüd siis seda edulugu võib-olla. Jah. Kui sina välismaal läksid, siis sa mainisid ka, et tegelikult sa teadsid suht vähe nendest klubidest on ette. Tänapäeval on meil igasugused internetid, YouTube'id, kõik asjad olemas. Kas see teeb nagu noortel mängijatel elu lihtsamaks või keerulisemaks? Ja noortel mängijatel võib-olla lihtsamaks, aga raskemaks välja saada võib-olla, et vaata, ka sinu kohta teatakse kõike, et mingeid asju, ma ei tea, vanasti võib-olla jah, see agent või klubi skaut või keegi pidi ikkagi väga kohale tulema, et vaadata, mis toimub, siis nüüd on kõik ongi toksid nime sisse, kõik saad teada, kõik info visatakse sulle ette, et kus sa midagi teed. Aga on see nagu reaalne mure ka nagu mängija vaatest, et ma ei tea, et ollakse liiga palju kuskil teises kohas oma peas, kui et kujutatakse endale ette või mõtled või ma mõtlen seda, et mõtlen just näiteks mingi sotsiaalmeediad asjad, et liiga palju telefonis või näiteks see osa jah, et või üldse kulutatakse liiga palju aega sinna, mitte ei olda enam nagu see, et sa ütlesid, lähen trenni ja ma olen seal ja kohal, minu eesmärk on olla mängija. Eks ikka arutame ka, et ja kas ollakse, kas mängijad on, et telefonis ollakse kindlasti ja siis eks me näeme ka, et kes on see, kuidas öelda, keeruline teema, et eks sa ei saa seda liiga ära keelata, see on nagu normaalne elu osa, kui palju sa piirama pead, on ka teine osa treenerina, ma mõtlen, on ju lapsevanemana, aga mängija, kes on nagu tõsine või kelle suhtumine on okei, siis ta suudab selle mingiks hetkeks ikkagi kõrvale panna, et oma trenni asjad ära teha, ma arvan, et et sa ei arva, et see ikkagi, et see nagu mingi utoopiline suur probleem ikkagi ei ole. Selles mõttes, et tahaks öelda, kes sealt välja ujub, see ujub välja niikuinii, et kui sa hakkad väga palju piirama, siis hakatakse vastupidi, võib-olla on ju, see mõjub vastupidiselt, et jah, et see ei, me oleme koondise treeneritena mõelnud et kui palju ja kus, et sa tohid seda telefoni kasutada, et Hiinas korjati näiteks üldse telefonid ära hotellis, et seal võib-olla igasuguse muude hirmude pärast teil või? Ja kui me Hiinas mängisime, tuldi ukse taha ja võeti telefonid üldse ära, mitte välismaalastel jälle, aga kohalikel mängijatelt võeti telefonid üldse ära, ma arvan muidugi, et kui sa midagi väga tahtsid, siis kindlasti oli sul ka teine telefon, aga 3 telefoni oli kotis. Võib olla täpselt, et aga et eks neid
võitlusi peetakse igal pool ja igal ajal, igas ajastul siis ma mõtlen, et aga jah, lapse fookus ja et ka räägime siin, et kui kaua nad suudavad praegu fookuses olla mingil koosolekul, aga eks me peame adapteeruma sellega. Ja. 2013 põhimõtteliselt sai sinu selline klubikarjäär läbi. Sul oli, nagu ma õigesti olen aru saanud, õlavigastus liiklusõnnetuses. Jah. Saad rääkida, mis seal oli ja mis see otsus lõpuks seal taga oli? Miks siis edasi ei tahtnud mängida või mis see kõik? Jah, kui ma taksos olin ja buss tagant sisse sõitis, no tegelikult õlg õlaks isegi, aga pärast hiljem tuli veel siin nagu kaelavigastus seal, mis segas, ütleme, mul tuli detsembris, siis kui see juhtus suvel, siis detsembris alles sai opereerida. Mul oli tegelikult seal kaelas, see disk oli katki ja seal käis närvi peale ja ma ei saanud teel mitte midagi teha ja siis oli juba pool aastat oli selles vanuses juba et ma ei saanud enam treenida, et siis mingist momendist ma, jah, ja kuna ma kavatsesin tagasi Inglismaale minna, siis kuidagi see vajus ära, jah, et see kuidagi, aga oligi lihtsalt siuke süütu olukord lihtsalt. Ja, punase tule all buss sõitis lihtsalt taksole tagant sisse, ongi kõik, jah, et nii lihtne see või nii, kui klõpsust see asi võib ära lõppeda, et endale jah, isegi ootamatult ja kui mina olin vist just pööranud enda sõbra poole, siis ma olin kuidagi valesti, sõbrale ei juhtunud midagi, aga minul vist käis kael edasi-tagasi kuidagi ja tagant järgi, kui proovid meenutada, siis ma mäletan seal mingite olukordi, et kus telefon oli nagu seal autopõrandal ja klaasikillud igal pool, et mis asja, et seal peab olema mingi mälukaotus ka mingil korraks. Okay. No see käib kiiresti kõik. Ja siis alles hommikul said aru, et oot, et kuule, et siin õlaga ei ole kõik korras ja see oligi juba, õhtul oli juba operatsioon. Ja. Kas peale profikarjääri on tihtipeale inimestel jäävad ikkagi valutama või mingid asjad on alati katki, kõik räägivad oma lugusid, mis? No ei saa midagi öelda, eks see õlg aeg-ajalt ikka ja puus on vahetatud juba ja eks neid asju ikka on, jah, aga proovin ennast vormis hoida ja... Aha, aga puus vahetati ka sellepärast, et lihtsalt... No puus oli ja ikkagi karjääri pärast nii-öelda, et seal tehti need pildid, ma ei tea, miks ta valutas, oli seal mingi närv kuskil või midagi ja siis tehti pildid ära ja tegelikult on mõlemad puusad ühtemoodi ja lihtsalt öeldigi, et kui selle vahetame ära, eks siis teisega ei ole mitte, et kas vahetame, aga kuna vahetame. Okei. No ikkagi päris karm, aga põlved, hüppeliigesed? Põlved, hüppeliigesed töötavad. Ei, põlvedega ei ole midagi viga. Et siin just ennem tuligi meelde, et üks Hollandi koondislane, kellega ma seal Küprosel sain sõbraks, siis tema näiteks murdiski oma põlve alles pärast karjääri ära 37-selt, ma ei mäleta tennist või padelit mängides, et võt, jah, seda tõesti ei soovi. Aga ja hüppeliigesed, mingid asjad seal vist mingid tükid on. Ja. Aga haiget teeb ka? Ei, haiget otseselt teelt ei tee. Ei tee, jah, et võib-olla see puus ja õlg ongi kõige rohkem, mis on. Vahepeal on kange? Jah, vahepeal on, et... Aga lihased valutavad juba siis, kui teed liiga palju trenni. Liiga palju trenni ei ole ka tervisele hea. Arusaadav. Mida sa teed siis, kui sul täiesti vaba päev on? Mis on siis, mis sind nii-öelda, mis sind kõige rohkem lõõgastab või mida sa naudid? Ikka proovidki ikka liigutada ennast, mis iganes siis, et päris ja koha peal ei taha istuda, see on kindel, aga ütleme treenerina sul on kogu aeg nagu midagi teha, järgmist vastast vaadata või eelmist mängu vaadata või trenni midagi planeerida või midagi, aga ja kui ise liigutada, siis jah, kas jõusaal või mingi padelilaadne asi või midagi sellist, jah. Sa oled terve elud ja hingad nii-öelda selles jalgpallirütmis, palju sa, Viimsi tegemistega on üks asi, palju sa üleüldiselt nagu teist jalgpalli üldse vaatad? No ikka väga palju, jah. Vaatad, jah? Ja no ütleme, meil on ju ka see podcasti asjad ja teil pead ju asjadega kursis olema, et nii, et ikkagi pigem rohkem kui vähem. Aga vahepeal ei ole seda, et nagu
Nii palju on seda või? On ikka mingil momendil on, aga sa pead lihtsalt kursis olema või kuidagi mulle meeldib ka, et ikka viskad silma peale, vahest käib ta taustal, vahest vaatad rohkem, vahest vähem, aga tegelikult jah, see... Aga üleüldist teist spordialasi jälgid ka oled nagu või on ainult jalgpall? See taliolümpiad seekord või isegi sai üllatavalt palju vaadata, et nii kurlinguid kui muid asju, et jah, ikka, aga ei, ikka, suur võistlus ikka vaatad ju. Et on ta siis korvpall või midagi muud, et ikka jälgid. Viimane küsimus ka täna, et kuidas Viimsil läheb selle hooajal siis? Mitmendaks esiliigas jätta? Ja selline küsimus, selliseid asju ei tohi küsida, see on nagu, et kas sa lööd täna värava või midagi, et ma ei saa sinna ju vastata selles mõttes, et eks vaata ei taha ära sõnuda ega mitte midagi, et noh, eks me loodame kõige paremat. Et mis see kõige parem saab olla, seda võid ise välja mõelda, et anname endast parima ja eks kuidas on, et tibusid loetakse kunagi hiljem seal, et vaatame sügisel pärast 36 vooru ja kus me siis asume omadega. Siis vaatame, suurepärane, aitäh Andres, et tänast saatesse tulid ka. Tänan kutsumast. Meie täname ka kõiki vaatajaid, kuulajaid ja peagi on tulemas ka järgmised episoodid juba teieni. Aitäh teile!